täna on Anne, kus sa Anne oled, kes tegi selle hea ajaloolise kokkuvõtte, millega siis tahaksime meenutada inimesi, kes on jätnud jälje meie sünnilukku. Ja ma alustaks sellest, et aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse asutava kogu kokkutulemisest ja see oli jüripäeval 23. aprillil 1919. Ja see on ka tegelikult ju meie Riigikogu sünnipäev. Esimesed valimised olid täpselt 100 aastat tagasi. Ma ei tea, kas oli samuti reedene päev. Ta võis olla kuni 5.–7. aprill olid valimised. Ta võis olla reede, laupäev, pühapäev. Ja seda tähistatakse täna üle Eesti, nii nagu hea sõber Tiit ütles, süütame küünlad nende 120 valitud asutava kogu liikme mälestuseks. Ja täna siin mälestame ja avaldame tunnustust Johan Loompuule, 120. Ja mida me tema kohta teame? Ega me vist väga palju ei tea, aga sellised meeldetuletused ja tähistamised ongi head, et värskendada oma mälu ja saada ikka ise targemaks. Tuntud põllumees ja asutava kogu liige Johan, keda on ka tuntud eesnimärgi Johann ja Juhan Loompuu, sündis 4. augustil 1867 Harjumaal Kiiu vallas Võllaskatku peres teise lapse esimese pojana, siis tõenäoliselt kuskil siin. Tema isa Juhan Loompuu oli sündinud seal samas 1837 ja Teo orjuses sai ta vabaks 1862. Juhan Loompuu, siis nüüd see, keda me täna meenutame, ei elanud siin aastatki, sest juba järgmisel kevadel kolis nende pere Koitjärvele. Esialgu elati väikesel Kõvasoo vabadiku kohal, hiljem ehitati üles Laane talu. Nende peres oli 10 last, kelleks vanaks elas vaid 4. Vanem poeg Johan, 3. poeg Jakob Loompuu, kellest sai samuti asutava kogu liige asendusliikmena, tuntud kirjastaja ja raamatukaupmees, ning 2 nooremat tütart, Maali ja Madleena. Ja huvitav teada, et noori mõde Madleena on Eesti kultuurilukku läinud ka kui kirjanik Tammsaare Muusa, Laane Leeni ja Soome konsuli Emil Westerise abikas. Pere vanim poeg Johan, tänane päevakangelane, käis 3 talve Hirvli külakoolis, mis peaks olema siis kuskil siin lähedal ilmselt. Mitte päris. Koitjärve Kuusalu vahe. Ta oli olnud hea õpilane ja noorukina oli ta tööl maamõõtja juures. Saku mõisas aedniku poisina ja oli usin noormees, kes õppis selgeks praktilise aednikutöö ja raamatupidamise ja praktiseeris seejärel 2 aastat Tartumaa mõisades aiandust. Ja nii nagu tol ajal paljudki, läks ka tema Venemaale tööle, läks 1890. aastal Novgorodi kubermangu aednikuks. Hiljem sai mõisavalitsejaks ja Korki mõisas töötas ta Põhjapõllumeeste seltsi sooharimise katsejaamas. Ilmselt oli teenus, mis ta teenis sealt hea, sest sellest rahast osteti välja talu, mis oli ehitatud siis Kõrvemaale. Ja pärast enam kui 10 aastat Venemaa perioodi tuli Juhan tagasi Eestimaale, abiellus Haabersti koolmeistri tütre Olga Tassoniga ja nad rajasid Tallinna külje alla Kadaka külla Rahula talu. Rahula oli kuulus oma teravilja, aga ka köögivilja poolest, seal on hulk põllutöömasinaid, kuivendati raba ja talust kujunes eeskujulik majapidamine. Sinna viidi tihti ka välisdelegatsioone vaatama, kuidas Eesti talu peaks siis välja nägema. Ja Johan Loompuu oli Rahula talu peremees oma elupäevade lõpuni. Neil oli Olgaga 3 last ja taluhooned jäid küll laieneva Mustamäe ette ja täitsa üllatus, et lammutati alles 2006. aastal. See oli päris hiljuti. Ja selle koha peal on ehitatud siis nüüd suur kortermaja. Johan Loompuus kujunes aktiivne seltsitegelane ja põllumajanduse eestvedaja. Oma talus on ta teinud rohkesti katseid ja juhatanud Tallinna Eesti põllumeeste seltsi katseasjandust ja väljapanekute eest näitusel on ta saanud kõrgema ja esimese järgu auhindu.
ta oli Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi liige alates 1910 ja auliige 1922 ja selle seltsi abiesimees 20. Temast kui poliitikust saab rääkida alates 1905. aastast ja ilmselt oli see päästik, mis teda siis köitis ja tõmbas, oli Tartus toimunud aula koosolek siis 1905. aasta sündmuste kohaselt. Ta oli ka ajutise maanõukogu liige 1917 ja siis täna 100 aastat tagasi valiti ta Rahvaerakonna liikmena asutavasse kogusse ja ta oli ka 25. aastal teise Riigikogu liige. Ja huvitav teada, et oma poliitiliseks eeskujuks on ta pidanud Jaan Tõnisson. Ta oli tegev kohalikes organisatsioonides, Harku vallavolinik, Harju maavolinik, kuulus Põllumeeste Keskpanga ja Tallinna Eesti Majanduse Ühisuse asutajate hulka, oli Harku valla aukodanik ja tema 70. sünnipäevas kirjutati palju ka lehtedes. Ja ta suri 76 aasta vanusena 11. detsembril 1943. aastal väärikas eas oma kodus ja on maetud Rahumäe kalmistul. Selline oli selle väärika mehe elu, keda me täna nüüd siis meenutame ja panime pärja ja süütasime küünlid. Ja ma tahan tänada sugulasi, kõiki häid inimesi, kes siia tulid ja selline meenutamine teeb südame soojaks ja ma arvan, tänu sellele me kestamegi. Aitäh! Ma tahaks öelda paar sõna selle kohta, mida arvas austatud Juhan Toompu ise asjad. Kui ajakirjanikud küsid temalt, et kuidas olete oma elukäiguga rahul, siin jääb usutetav mõtiskellu. Ta on ilmselt liigutatud. Ei tahaks selle peale vastata. Mina lihtne talupoiss, vaeste vanemate laps. Olen võinud olla parlamendisaadik. See on suur au. Kui olin poisikene, noppisin mõisapõllul kartuleid. Näis mul valitseja olevat kole suur härra. Mõtlesin, kui ma ka saaks valitsejaks. Ja hiljem olin ma see. Ühte pean ütlema. Tervis on mul ikka olnud hea ja meelel olnud ka hea. Mida muud võiks veel keegi tahta. Teeme ühise pildi ka. Jaa, ühise. Sugulased.